emakeele seltsist ja oma seltsis me korraldame igasuguseid keeleüritusi. Üks viimaseid toredaid keeleüritusi oli eelmisel aastal sõnakogumisvõistlus, kus õpilased said minna emakeele seltsi koduleheküljele ja kirjutada sinna igasuguseid sõnu, mida nad on kuulnud, aga mida sõnaraamatutes veel ei ole. Mina olen Reili Argus ja ma olen selline keeleteadlane, kes uurib seda, kuidas esimesed sõnad lapse keelde tulevad. Jah, alguses tulevadki kõigepealt üksikud sõnad. Ja need esimesed sõnad on tavaliselt sellised sõnad, millega saab hästi palju teha. No tavaliselt esimene sõna ei ole lapsel, ütleme, hapukapsasupp või vanaema sussid või midagi sellist. Tal peab olema esimene sõna selline, millega ta saab midagi ruttu teha. No näiteks Eesti laste üks tavaline esimene sõna on aitäh. Tere lapsed, minu nimi on Meelis ja ma tulin teile siis rääkivatest masinatest rääkima. Filmides on palju selliseid kõnelevaid roboteid või kõnelevaid autosid, aga tegelikult seal ei ole päris rääkivad masinad, see on selline filmitrikk, et seal on moonutatud inimhäält ja pandud meile siis uskuma, et robot räägib. Tere lapsed, mina olen Sven-Erik ja ma tulin teile rääkima sellest, kust eesti keel ja eesti keele sõnad pärit on. Sõnu laenataksegi nii, et kui on mingi uus asi, millest nagu inimesed varem ei tea, kui nad näevad seda uut asja, siis nad küsivad, et mis asi see on ja siis see võõras inimene ütleb oma keeles, et mis asi see on. Ja siis eesti keele rääkija üritab seda järgi öelda. Ja vahest on nii, et seal võõras keeles on sellised häälikud, mida eesti keeles ei ole ja mida eesti keele rääkija ei oska nagu hästi öelda. On ju sellised rasked häälikud nagu F ja š ja F ja ša. Ja siis on veel igasugu keerulisi häälikuid, mida on raske öelda ja siis need asendatakse mingite lihtsamatega. Tere, mina olen Liina ja mina räägin teile täna eesti keeles viisakusest eesti keeles. Teed teisele haiget sõnadega, jah, et alati ei pea nagu kätega haiget tegema. Sõnadega saab ka haiget teha, jah. Et on niimoodi, et kui me oleme ebaviisakad teiste suhtes, siis meil on põhjust eeldada, et ka teised on meie suhtes ebaviisakad. Kas on nii? Et see tuli nagu sellest jutust välja ja kui me oleme viisakad teiste suhtes, siis meil on põhjust oletada, et ka meiega ollakse viisakad. Me nagu ootame seda sama käitumist vastu. Tere. Minu nimi on Martin ja ma olen keeleteadlane. Ma uurin seda, kuidas keel muutub ja milline on eesti keele ehitus. Lego juppe saab kokku panna ja samamoodi on sõnadega. Sõnu saab ka kokku panna. Nii et me võime teha Legost, eks ole, midagi, maja näiteks. Aga samamoodi me võime siis sõnad panna kokku selleks, et tekiks mingisugune suurem mõtteline jupp, näiteks lause. Selliseid keeli, mida kõneleb üldsegi miljon inimest või rohkem, selliseid keeli on maailmas kõigest umbes 300. Nii et maailma keeled on tegelikult hästi väikesed. Et kõik need keeled, mis siin lõpupoole on, et siin kõige väiksemad tillukesemad keelt kõneleb võib-olla 10 inimest. Tere, minu nimi on Tiina Paet ja mina tulin Tallinnast Eesti Keele Instituudist, et teile rääkida inglise sõnadest eesti keeles. Sõnu saab laenata päris mitut moodi. Näiteks neid teistest keeltest otse üle võttes, siis neid nimetatakse päris laenudeks. Tükk-tükilt oma keelde ümber pannes, siis on nad tõlkelaenud. Või lisades oma keeles juba olemasolevale sõnale veel mõni tähendus, siis me nimetame neid tähenduslaenudeks. See viimane tähendab, et ühele võõrsõnale, mida eesti keel juba tunneb ühes kindlas tähenduses, on laenatud juurde sisu, mis selle sõna on näiteks inglise keeles. Kui me ei tea mõne võõrsõna tähendust, kus me seda otsime? Sõnastikust. Võõrsõnade leksikonist, eks? Aga nüüd on tulnud nii palju selliseid uusi sõnu, mis kõik ei ole üldse võõrsõnade leksikonis.
ja tuleb neid otsida hoopis inglise keele seletussõnaraamatutest. Tere, minu nimi on Liina Lindström ja ma uurin Tartu Ülikoolis Eesti murdeid. Kissio! Lepo Treinu. Kas teil võiks veel nimesid olla? Vaata, ma kõik küsin Kissio, siis ma vastan, see on Sio Kirilind. Kirilind on ta Läänemaal, Lääne-Eestis räägitakse nii. Aga näiteks Võrumaal öeldakse see on käokirjas või käokiri või käone. Tere lapsed! Tere! Mina olen Külli Haabilt, töötan Tartu Ülikoolis ja tegelen vanade tekstide uurimisega. 430 aastat tagasi on see aeg, millest on teateid esimese aabitsa kohta. Aga need teated on kahjuks sellised kaudsed teated, et need pärinevad vanadest dokumentidest. On kirjas see, et sellel ajal on ühele kooliõpilasele, selle kooliõpilase nimi on saksapärane Michael Schlachter, et sellele koolipoisile Michael Schlachterile on ostetud sellel aastal 1575 üks laudaabits. Ja laudaabits oli tegelikult kõige vanem aabitsaliik.